Oleme Ringvaate kaamerate ja mikrofonidega kogunenud koos noorte Eesti meestega, et minna kõik koos vanni. Poisid muidugi tutvustamist ei vaja, kui nad oma prillid eest ära võtavad. Tervist. Tervist. Tere. Nagu tavaliselt säärastes asjades on tänagi süüdi Jalmar Vabarna. Nimelt korraldab ta kuu aja pärast oma koduses Treskis Setomaal inspiratsioonifestivali, kus muu hulgas õpetab inimesi hingama ja ajab nad jäävanni. Seal astub üles ka kogu tänane muusikaline koosseis. Kuna muusikud, kes sinna festivali tulevad, käivad laval ja lähevad koju tagasi, üldiselt ei saa seda kõike kogeda, siis ma mõtlesin, et otsustasin, et kutsun need lahedad tüübid siia ja teeme selle kõik juba enne festivali läbi. Aga miks ikkagi peaks festivalil hingama, küsite? Jalmaril on sellega oma lugu. Sul tuleb närv sisse laval. Sul kui kogenud muusikul ei peaks närv sisse tulema, aga sul ikkagi tuleb ja siis sa unustad hingamise ära ja pärast lõpuks käed ka värisevad, sest et kogu hapnik on kehast läinud. No saad sa seda kogemust mulle natuke kirjeldada? Jaa, see oli tegelikult võttis tükk aega, et ma saaks aru, kuidas närvi siis talitseda. Tükk aega juurdlesin, mis see siis tähendab, et miks mul pärast, kui võtan pilli kätte ja eriti kui ma üksi näiteks mängin ja natuke närv sisse tuleb ja siis ma sain ka aru mingi hetk alles. Ma lihtsalt ei hinga, ma unustan ära normaalselt hingata. Täpselt samamoodi me lähme närvi igapäevaelu momentides ja ükskõik, mis see siis on töö juures, et me peaksime lihtsalt rohkem teadlikult hingama ja me suudaksime oma emotsioone palju paremini kontrollida. Mis põhjusel inimesed ei hinga? Stress. Igapäevane stress on tegelikult kõige suurem faktor, mis ajab meie hingamismustri sassi. Et kui me oleme stressis, siis me kipume hingama hästi nagu pinnapealselt ja siia ülesse, et alla ei jõua väga mitte midagi. Selline nagu lumepalli efekt läheb käima, et kui sa hingad siia ülesse, siis tekib veel rohkem stressi. Lahenduseks on muusikud leidnud huvitava meetodi, mille töötas välja jäämeheks kutsutud Wim Hof. Oleme meiegi seda kord proovinud. Helerile õpetas Wimi meetodit näitleja Reimo Sagor ja nägi see välja nõnda. Hinga. Sügavalt sisse, sügavalt välja. Mis või kes on Wim Hof neile vaatajatele, kes üldse ei tea? Ja, et Wim Hof on siis kuulus selle poolest, et ta on teinud erinevaid külmaga seatud rekordeid, üle 20 erineva Guinessi rekordi. Et küll roninud lühikeste pükste veel Kilimanjaro otsa, ujunud üle 50 meetri jää all ja istunud peaaegu 2 tundi jäävannis. Võib-olla mõned mõtlevad, et 2 minutit on maksimaalne piir, pärast seda on kutupiilu, aga tegelikult nüüd on inimesed tõestanud, et tegelikult võib üle 2 tunni istuda. Muidugi vastava treeninguga, eks ole. Minule tegelikult tutvustas seda Wim Hofi meetodit Kadri Voorand. Pärast seda ma natukene lugesin selle kohta, vaatasin videosid, laadsin äppi alla isegi ja olen seda teinud mõnda aega. Mitte küll nii regulaarselt, aga ma vaatan, kuidas ma täna hakkama saan, kas 5 või 6 ringi, et kuidas ma selle üle elan, sest et see ikka võtab võhmale ja tähed pärast ikkagi nagu tiirlevad peal kohal. Hingame sisse. Aha. Ja nüüd hingame välja. Juba parem. Ma lähen koju. Tehtud. Tehtud. Palju sa oma lavakarjääris hingamist märkad enda juures? Kusjuures, see on üks isegi eelkontserdi rituaale, kontserdieelsed rituaale. Tegime ühte sellist harjutust, mis oli äkki, ma ei tea, sadulapoos. Et kui sul on kunagi külm, vahel on see, et kui sul tuleb närv sisse, siis sul tekib samasugune sensatsioon, nagu sul oleks külm, et väike nagu värin tuleb sisse. Ja siis, kui sa oled sellises sadulapoosis pikalt, nii pikalt, et sa juba ammu tahad püsti tõusta, siis ja juhid oma tähelepanu mujale, siis see aitab. Ja kutid, nüüd paneme matid maha, teeme siia sükse mõnusa ringi ja hakkame hingama. On ju? Jah. Nina kaudu sügavalt sisse ja rahulikult suu kaudu välja. Nina kaudu sügavalt sisse ja rahulikult suu kaudu välja. Vali enda jaoks sobiv tempo. Oluline on see, et hingamine on sügav. Tuleb haigutus, haiguta nii, et haamad laiali. Sügavalt sisse. Nina kaudu sisse, kõht paisub, rinnak paisub ja suu kaudu välja. Grupiviisiliselt seda hingamist on väga mõnus teha. Lihtsam on äkki lõdestuda või minna sellesse asjasse sisse, mis ma tundsin. No, üldiselt mul pärast teist raundi äkki hakkab nagu
natuke võbelema ja selline, ma ütleks, energeetiline surin üle terve keha. Jalmar, ma panin tähele, et Kõpperil olid kõrvad punased. Sul on sama punased nagu sinu treski polo. Yeah. See tähendab, et veri käib ringi. Talumees eeskojas küsib, et aga mis sellest kõigest kasu on? Miks sa teed seda? Mis sa See on sellest saad? ikka see on minu jaoks täielik harjumus. Ma olen terve päev stuudios, terve päev pingutanud, enne kui ma lähen koju ja mul on 2 last, ja abikaasa ja kass ja kodutööd, kõik, mis nimekirja on pandud päeva jooksul, siis ma ütlen, et ma lähen teen hingamise, ma tulen tagasi ja minu jaoks algab täiesti uus päev ja ma suudan kõike teha. Nagu Jalmar ütles ka, et selline tunne nagu oleks uus päev, et see on väga hea nagu selline väike nipp, mida võtta varnast, eriti muusikul, mul nagu tunde bändi ja laste kõrvalt jääb nagu tihti väheks, et siis see on nagu täpselt nagu see asi, mida on vaja. Minu arust sul kasvas habe selle 20 minuti. Ma tean, sul ennem oli habe aetud, nüüd on täiesti ma tean, mis veel juhtus või? Ma tundsin esimest korda, et minu parem ninapool oli tuim selle hingamise ajal. Wow. Seda ma panin tähele ja lisaks muidugi siis surinale. Nagu meeste kõrvadest ja ühest ninapoolest näha, võib hingamine olla väga mõnus. Kuidas on aga lood külmaga? Wim Hofi õpetuse järgi aitab stressi tekitav külm leida täiesti uut moodi kontakti keha ja vaimu vahel. Aga proovime. No nii. Ja. See on päris külm. See on päris külm. Tule. Ma pole kunagi kokteili sees seisnud. Jüri. Tule nüüd. Ära lase meil siin olla, ega su jalad pikemaks. Su intervjuu läheb väga lühikeseks. Nii, ja lähme üks kogu jah. Mina küll tundmatus kohas vette ei taha minna. Minge rahulikult välja ja mine alla. Täitsa siuke... Ma ei saa aru, miks nad räägivad, et see külm on. Vee tase tõusis märgatavalt. Rahulik hingamine. Millal see hingamine normaalseks? Siiani ei ole läinud. Lihtsalt oma välja hingamist tead. Nii, laimi. Laimi. Viima värju. Pootsman ja Kõpper, tulge ka lähemale, mis te häbenete? Aga teil on väga head põhjused, miks te vanni ei lähe. Ajutised tervislikud põhjused, on ju? Mille me täna ära ravisime? Mõistus on korras. Kadestate meid praegu? Jaa. Ma pigem teen selle treskis ära, kui see võimalus on olemas. On. Jaa. Kuule, aga siis on... Mõle välja.